Paranda oma tervist iga toidukorraga. Räägime vitamiinidest. Vajalikkus. Toiduaine. Puudus. Üleküllus. Vitamiinid on orgaanilised ühendid, mida meie keha vajab kasvamiseks ja normaalseks funktsioneerimiseks. Need jagunevad 2 kategooriasse. Rasvlahustuvad vitamiinid nagu A, D, E ja K imenduvad paremini koos rasvadega. Seega on soovitatav neid tarbida koos rasvarikaste toitudega, näiteks pähklite, avokaado või oliiviõliga. Need vitamiinid talletuvad maksas ja rastkoes, mistõttu nende liigne tarbimine võib viia hüpervitaminoosini ehk vitamiinimürgistuseni. Vesilahustuvad vitamiinid nagu C ja B rühma vitamiinid imenduvad paremini koos veega, seega on soovitatav neid tarbida koos vedelikuga. N, B, C ja enamik B-vitamiine ei salvestu kehas ja vajavad regulaarset tarbimist. A-vitamiin on oluline meie nägemisele, immuunsüsteemile ja rakkude kasvule ning see imendub kõige paremini koos rasvaga, nagu oliiviõli, avokaado või pähklid. Beeta-karoteen, mis on A-vitamiini eelkäija, saadakse toidust ja see muundub kehas A-vitamiiniks. Täiskasvanutele soovitatakse päevas umbes 900 mikrogrammi retinooli ekvivalenti meestele ja 700 mikrogrammi retinooli ekvivalenti naistele. A-vitamiini leidub 2 tüüpi, retinooli, mida on loomsetes toitudes nagu liha, maks, munad ja piimatooted ning beeta-karoteeni, mida leidub taimsetes toitudes nagu porgand, aprikoos, arbuus, spinat ja lehtkapsas. Vitamiini imendumist takistab liigne alkohol. Puuduse tundemärkideks on nägemise halvenemine, öine pimedus, kuiv nahk, immuunsuse nõrgenemine. Ülekülluse tundemärkideks on peavalu, iiveldus, oksendamine, uimasus, maksakahjustus. Liigne A-vitamiini tarbimine toidulisanditest võib olla kahjulik. See võib põhjustada loote väälaarenguid, luude mineraaltiheduse vähenemist ja maksakahjustusi. A-vitamiini üledoos toidust on haruldane. Toitudes sisalduv A-vitamiin ehk retinool imendub organismi vähem efektiivselt kui toidulisanditest saadav retinool. D-vitamiin on rasvlahustuv ja imendub hästi koos rasvaga. Päikese käes viibides toodab keha ise D-vitamiini. D-vitamiin on oluline luudele ja hammastele, immuunsusele ning kaltsiumi imendumisele. Selle soovitatav päevane kogus sõltub mitmest tegurist, sealhulgas vanusest, elukohast ja päikese käes viibimise hulgast. Inimestele, kellel on normaalne D-vitamiini tase veres ja piisav päikese käes viibimine, soovitatakse 10 mikrogrammi päevas. Eakatele ja D-vitamiini vaegusega inimestele on soovitatav 20 mikrogrammi päevas. Head toiduallikad hõlmavad rasvaseid kalu nagu lõhet, heeringat, sardiine, maksa, munakollast ja päikesekuivatatud seeni. Lisaks võib D-vitamiini imendumist takistada madal rasvasisaldus toidus, tumedam nahk, elukoht kõrgematel laiuskraadidel, teatud ravimid ja ülekaalulisus. Puuduse tunnused hõlmavad väsimust, nõrkust, luude nõrgenemist ja depressiooni. Üledoosi tunnused võivad hõlmata kaltsiumi ladestumist pehmetesse kudedesse, neerukive ning iiveldust ja oksendamist, eriti liigse toidulisandite tarbimise korral. E-vitamiin on rasvlahustuv, imendub koos tervisliku rasva ja C-vitamiiniga, mis võib aidata taastada E-vitamiini antioksüdantseid omadusi pärast selle oksüdeerumist. Selle vitamiini olulisus ilmneb antioksüdandina, rakkude kaitse ja immuunsuse tagamisel. Täiskasvanule on soovitatav päevane norm 14–15 milligrammi. Head allikad hõlmavad pähkleid, eriti mandlid ja toorpeedid, seemneid, eriti päevalilleseemned, täisteratooteid, pruun riis, quinoa, spinatit, brokolit, avokaadot, oliiviõli, rohelisi lehtköögivilju ja kala. E-vitamiini imendumist võivad takistada liigne rasvane toit ja liigne alkohol.
Rasvane toitumine võib mõjutada E-vitamiini imendumist, kuid see sõltub pigem rasvade tüübist ja kogusest toidus, kuna rasvad võivad konkureerida E-vitamiiniga soolestikus transpordi eest. Puuduse tunnused hõlmavad närvisüsteemi häireid, nõrkust, lihaskrampe ja immuunsuse nõrgenemist. Tavaliselt ei ole vaja muretseda E-vitamiini puuduse pärast, kui toitumine on mitmekesine ja sisaldab piisavalt taimseid toite. Üledoosi tunnused hõlmavad vere hüübimise häireid, väsimust, iiveldust ja oksendamist. E-vitamiini üledoseerimine on haruldane, kuid võib esineda liigsel toidulisandite tarvitamisel. K-vitamiin on rasvlahustuv, imendub koos tervisliku rasva ja roheliste lehtköögiviljadega, nagu spinat ja brokoli. Selle vitamiini olulisus ilmneb vere hüübimises ja luude tervises. Soovitatav päevane kogus jääb vahemikku 90 kuni 120 mikrogrammini päevas. Headeks allikateks on rohelised lehtköögiviljad nagu spinat, lehtkapsas, kapsas, brokoli, spargel, rooskapsas, samuti kiivid, viigimarjad, sojaauad, oliiviõli ja rapsiõli. Tüüpilised tegurid, mis võivad mõjutada K-vitamiini imendumist, hõlmavad pikaajaliste antibiootikumide kasutamist, mis võivad kahjustada soolestikus K-vitamiini tootvaid baktereid. Puuduse tunnused hõlmavad verehüübimishäireid, kergesti tekkivaid sinikaid ja ninaverejookse. K-vitamiini puudus on haruldane, kuna seda leidub paljudes toitudes ja seda toodab teatud määral ka soolestik ise. Üledoosi tunnused hõlmavad hemolüütilist aneemiat ja maksakahjustusi. K-vitamiini üledoos on samuti haruldane ja tavaliselt seotud suure koguse toidulisandite tarbimisega. See vitamiin on vesilahustuv vitamiin, mis ei salvestu kehas ja vajab regulaarset tarbimist. Selle vitamiini vajalikkus avaldub antioksüdandina, toetades immuunsüsteemi ning osaledes kollageeni sünteesis. Soovitatavad päevased kogused täiskasvanutele varieeruvad tavaliselt vahemikus 75 kuni 90 milligrammi, kuid suitsetajatele soovitatakse lisada 35 milligramm päevas. Rasedatele ja imetavatele naistele soovitatakse umbes 85 kuni 120 milligrammi päevas. Head toiduallikad hõlmavad tsitrusvilju, paprikat, kiivisid, brokolit, tomateid, maasikaid, mustikaid ja vaarikaid. Kuigi C-vitamiin on vees lahustuv vitamiin, näitavad uuringud, et tervislikud rasvad, näiteks oliiviõli ja avokaadoõli, võivad soodustada imendumist. Mangaan on mineraal, mis on vajalik C-vitamiini metabolismiks. Piisav mangaani tarbimine aitab tagada, et C-vitamiin saab organismis efektiivselt toimida. Raud ja C-vitamiin töötavad koos raua imendumise parandamiseks soolestikus. C-vitamiin aitab muuta raua vesilahustuvaks vormiks, mis imendub kergemini. C-vitamiini imendumist takistavad suitsetamine ja kõrge kuumutamine. Puuduse tundemärgid on väsimus, nõrkus, immuunsuse nõrgenemine, igeme verejooks. C-vitamiin väljub organismist uriiniga, seega on oluline tagada selle regulaarne tarbimine toidust. Ülekülluse tundemärgid. Liigne C-vitamiin ei ole üldiselt kahjulik. Erinevalt mõnest teisest vitamiinist ei ole suured C-vitamiini annused tavaliselt mürgised, kuid väga suured kogused, üle 2000 milligrammi päevas, võivad põhjustada seedehäireid, näiteks kõhulahtisust, kõhuvalu ning suurendada neerukivide teket. Kui video oli sulle kasulik, siis lisa like ja telli kanal, nii saad sa esimesena teada uuest videost. Vaata ka videot. Ohtlik ja kahjulik. Murrame müüte päikesest, bakteritest, detoksist. Ja ka julgelt oma kogemusi kommentaarides või kui sul on küsimusi,
siis aitame kindlasti vastust leida. Head tervist!